Valges majas on kõik naerun, nagu me oleme arutanud. Peaminister Benjamin Netanyahu ja president Donald Trump istuvad koos ovaalkabinetis enne nende esimest silmast silma kohtumist pärast ühise USA albust. Iisraeli operatsiooni vastu Iraani režiimi. See kohtumine lõppes mõni aeg tagasi pärast 90 minutit ning seda kirjeldatakse kui tulemuslikku. Mõlemad juhid osalevad täistunnil hiljuti lahkunud senaator Lindsey Grahami matuseteenistusel. Sellest räägime hiljem lähemalt. Aga nüüd. Mul on hea meel tervitada Danny Danonit, Iisraeli suursaadikut ÜRO juures, kes liitub meiega nüüd New Yorgist. Suursaadik, aitäh, et leidsite aega. Alustuseks, selle kohtumise esimestel hetkedel ovaalkabinetis tehtud piltide põhjal tundus õhkkond kindlasti positiivne. Kuid me teame ka, et nende suletud uste taga peeti tõsiseid arutelusid ja tehti võib-olla isegi olulisi otsuseid. Esiteks, millised on teie mõtted selle hetke olulisuse kohta Iisraeli peaministri jaoks? Arvestades palju spekulatsioone tema mõnikord keeruliste suhete üle USA presidendiga. Peaminister on kohtunud president Trumpiga 8 korda, alates sellest, kui ta alustas oma teist ametiaega. See räägib enda eest. Teate, ma tunnen juhte, kes ei saanud presidendiga kohtuda isegi kordagi. See näitab sideme tugevust, arusaamist, et me oleme koos. Meil on samad eesmärgid, samad väljakutsed ja samad vaenlased. Ja me oleme sellest tänulikud. Peaminister tuli siia, et rääkida nendest küsimustest veendumaks, et me oleme Ameerika Ühendriikidega ühel lainel. Ja ma võin teile öelda, et me teame, et meil on Valges majas partner ja sõber. Ja me oleme sellest tänulikud. Keegi ei tahaks küsida sisu kohta. Aga kas te saate nendele teadetele valgust heita, et Iisraelil on tõepoolest värsket teavet Iraani tuumaprogrammi kohta? Ja murede keskel, et Iraan kasutab seda seisaput maksimaalselt ära, nii-öelda, et taastada oma tuumavõimekust. Mida te saate meile öelda? Nii et me oleme tõestanud oma luurevõimekust. Teate, kui me ründasime sihtmärke ja terroriste Iraanis, meie kolleegid Washingtonis hindavad seda, mida me teeme. Mida me neile tegelikult pakume. Ja see ei ole üksik juhtum, see on pidev pingutus. Ja me jätkame selle tegemist, jätkame oma luureandmete jagamist oma liitlastega Washingtonis. Me mõistame selle tähtsust. Nad hindavad, analüüsivad. Ameerika Ühendriikidel on ka oma luure. Väga muljetavaldav, kui rääkida ulatusest. Aga mõnikord on vaja õiget meest õiges kohas, et infot koguda. Ja me jätkame selle jagamist Ameerika Ühendriikidega. Kas on õiglane öelda, suursaadik, et Iisrael on sõjalisest vaatenurgast valmis jääma kõrvale, nii-öelda, kuni see pindeseisund USA ja Iraani vahel ning teatud mõttes ka Pärsia lahe riikidega areneb? Me teame, et kui president palub Iisraelil taas sekkuda, siis pole kahtlusti, et Iisrael seda teeks. Aga kas on olemas olukord, kus Iisrael tegutseb Iraani vastu omal käel? Ma ei arva, et sõna õnnelik kasutamine oleks täpne. Teate, me oleme kõrgendatud valmisolekus. Oleme valmis kõigiks stsenaariumiteks. Me mõistame, et Lähis-Idas liiguvad asjad väga kiiresti, teate. Viimastel nädalatel sihtis Iraan Lähis-Idas 12 riiki. Ja me nägime, et mõned ballistilised raketid sihtisid tegelikult Jordaaniat otse Eelati kõrval. Nii et me oleme valmis ja ütleme väga selgelt, kui keegi ründab Iisraeli, me ei küsi mingit luba, me vastame kohe ja tagajärjed teisele poolele on laastavad. See on sõnum, mida me edastame avalikult ja ka kinniste uste taga. Mis on teie tunne seoses iisraellaste meeleoluga võimaliku uue sõja suhtes? Veelgi rohkem aega pommivarjendites. Kui tulemuseks on lihtsalt USA ja Iraani vaheliste läbirääkimiste juurde naasmine, selle sügavalt vigase vastastikuse mõistmise memorandumi üle, siis see pole päris see tulemus, mida enamik iisraellasi sooviks näha. Nii et teate, viimased paar aastat on meie jaoks olnud rasked ajad. Me kõik ohverdasime palju. See polnud lihtne, see oli valus, aga me mõistame, kui oluline see oli. Ja ma olen kindel, et täna hinnatakse seda väga. Et täna on meie olukord piirkonna ohtude suhtes palju parem. Teate, kui vaadata Iraani võimekust, Hezbollahi ja Hamasi oma, see ei ole enam sama.
nii et jah, see oli raske. jah, inimesed on väsinud. Aga samal ajal saame aru, et pidime selle hinna maksma. Ja kui peame seda uuesti tegema, siis teeme seda uuesti. Teate, hoolimata sellest, mis see maksma läks ja teie kirjeldustest, me mõistame, et elame karmis naabruskonnas. Ja aeg-ajalt peame lihaseid pingutama ja näitama oma võimekust. Kui rääkida karmis naabruskonnast, siis Iraanil on palju võimalusi. Ta võib hoida väina suletuna, mis näib talle meeldivat. Ta võib sihikule võtta laheriigid, mida ta korduvalt teeb. Ta võib ähvardada USA ja Iisraeli liidrite ning poliitikute tapmisega. Ja loomulikult võib ta korraldada suure rünnaku uues, enda valitud kohas. Mis sind praegu muretsema paneb? Noh, meil on palju, mille pärast muretseda, aga ma olen optimistlik. Ma arvan, et peame vaatama, mida me oleme saavutanud, meie võimekust. Ja me oleme valmis oma kaitsesüsteemidega. Me oleme oma luure toel valmis. Ja ma tean, et me võime usaldada meie poissi ja tüdrukuid Iisraeli kaitseväes. Teate, minu tütar, minu poeg, kõik meie oleme sellest pingutusest osa. Ja me oleme uhked selle noore põlvkonna üle, kes tegelikult pakub raudkuplit kõigile iisraelastele, et nad saaksid turvaliselt elada ja suvenautida. Teate, ja hoolimata kõigist ohtudest ja väljakutsetest. Ja seda ma ütlen ka oma kolleegidele. Kui te tulete täna Tel Avivi, te näete, teate, Iisraeli ilu, toimivad demokraatiad ja ma olen kindel, et see jätkub. Väga lühidalt, mis oleks teie sõnum praegu Iraani rahvale? Selle sõja alguses arvati, et sõjalised operatsioonid looksid tegelikult aluse mingisugusele võimalikule ülestõusule, võimalikule uuele režiimi muutusele tulevikus. Ja ma mõtlen tõelist režiimi muutust. Mis oleks teie sõnum Iraani rahvale praegu? Ma ütleksin neile, et see režiim ei kesta igavesti. See on ainult aja küsimus. See juhtub kindlasti. Ma tean, et nad kannatavad, me palletame nende eest. Teate, me kõik räägime režiimi tavajärgedest. Aga nemad tunnevad seda päevast päeva ja ööst öösse. Nii et me oleme nendega ja ma usun, et saabub päev, mil ma saan tulla ja külastada Iraani rahvast. Ja nemad saavad tulla ja külastada iisraellasi ning teisi riike selles piirkonnas. See on ainult aja küsimus, millal me sellest režiimist vabaneme. Suur tänu, suursaadik Täni. Täna on otseülekandes New Yorgist. Hindame alati teie aega. Aitäh, et olite meiega saates The Rundown. Suur tänu, aitäh!